Saue gümnaasiumi 25. lennu lõppuaktuse avamiseks on sõna kooli direktoril härra Jaan Palumetsal. Lugupeetud koolilõpetajad, austatud vilistlased, lapsevanemad, kolleegid ja külalised. Nüüd on ta siis lõpuks läbi. 12 üldise harimise aastat. Küpsustunnistus on ilusa mõttega sõna. See peaks olema mitte ainult paber, mis tunnistab, et selle omanik 12 aastat koolipinki kulutanud ja kõige lõpuks mingi teadmiste proovi läbi teinud, vaid eelkõige jõudnud teatud inimliku küpsuse tasemele maailmatunnetuses ja mõtlemises. Pole kahtlust, et praegu on siin saalis kõige mitmekülgsemate teadmistega inimesed, 52 gümnaasiumi lõpetajat. See peab nii olema, et muidu poleks nad suutnud teha edukalt riigieksameid nii inglise keelest kui bioloogiast, nii ajaloost kui matemaatikast, nii geograafiast ja keemiast kui ühiskonnaõpetusest ja kirjutada veel mõtestatult emakeele eksamil. Kõik meie jääme täna neist sammukese maha, kas me mäletame, kuidas lahendada ruutvõrrandit või oskame täna põhjendada keemilise reaktsiooni mehhanismi. Nii ta kord on, mida ei kasuta, selle unustad. Ma olen alati pidanud kooli muust maailmast haritumaks keskkonnaks. Siin tegeletakse haridusega ja intelligentsi vormimisega vahetult kogu aeg. Kool on koht, kus inimesed saavad iga päev teada midagi uut, muutudes nii iga päev rikkamaks. Hea on vaimselt rikaste inimestega koos olla. 12 aastat olete te seda teed käinud ühes inimestega, kes on väga nutikad ja püüdlikud. Ma tean, et kui sind ümbritsevad targad inimesed, on väga raske teha rumalaid otsuseid. Keeruline on arukate seas ise rumalaks jääda. Ehk on sellepärast kahju ka ära minna. Kool, see on ikka eelkõige oma inimeste nägu ja ka oma vilistlaste nägu. Siinjuures tahan ma tervitada
ka meie kooli esimese lennu vilistlasi, kes viibivad täna siin aukülalistena. Aga kool pole siiski süsteem ega maja. Koolipere muudab iga kooli Eestimaal omanäoliseks. Ma arvan, et abituriendid on selles mõttes alati olnud erilisel kohal. Nendele on langenud au kanda väga suurt vastutust. Iga lennuga, mis lahkub, on läinud ka killuke kooli iseloomu, midagi nii erandlikku, mida aeg nii lihtsalt ära kaotada ei saa. Kool on elu ja inimühiskonna väike mudel ning annab võimaluse läbi elada ning lahendada olukordi, mille analooge kohtame läbi kogu elu. Ainult kui koolis võib sageli vale lahenduse ära kustutada ja proovida uuesti teisel viisil, siis elus enamasti niisugust võimalust pole. Ja eluvitsad on kõige valusamad. Tahaksin täna siin mõtiskleda Saue gümnaasiumi lipust. Sellel on sõnad mente et korte. Mida tahtsid kooli asutajad selle lipukirjaga öelda? Aga seda, et kõik Saue gümnaasiumi lõpetajad, ükspuha kui vähe või palju neid saab olema, tahaksid olla edukad. Edukas, mis toetub mõistusele, on ju inimese vaimne relv, sest kui sind valitseb mõistus, siis oled sa kuningas, kui aga keha, siis ehk ori. Kuid mõistusest üksi ei piisa, on vaja osata ka seda kasutada. Edukus on ju sünteetiline mõiste, mis koondab endasse nii ainealase kompetentsi kui ka üldise harituse. Arvan, et selles osas on meie tulemused päris head. Olete saanud siin majas Eestis arvestatava keskhariduse ja teie oskuste ja teadmiste edasine areng on teie endi kätes. Võimalusi on ju palju. Et olla edukas 21. sajandil tuleb end pidevalt täiendada. Minu sooviks on, et teil jätkuks jõudu ja tahtmist õppida kogu elu. Veel peab meie kooli lipukiri silmas headust, südamlikkust ja hingestatust. Hingekultuur on kultuuri osa ja ka hind. Käsitlen neid väärtusi koos, sest on nad ju elus üsna lahutamatud. Elu koosnebki pidevatest valikutest, käies oma rada ääristades seda valikutega, mis tehtud mente et korte, mõistuse ja südamega, võib uskuda, et neid otsuseid ei pea kahetsema, vaid need saavad võtmeks teel õnneni. Piltlikult öeldes on elu nagu küünal. Nõuab palju vaeva ja õppimist, et see küünal süüdata. Läheb palju aega mõistmaks, miks me elame, miks küünal põleb. Võtab aega, enne kui taipame, et elu on kiire ja liigub kogu aeg edasi. Küünal põleb. Et ta põleks kaua ja heleda leegiga, et temast kustudes jääks kaunis mälestus, selle nimel me töötame, õpime ja ka elame. Lugupeetud abituriendid. Kooli töö teie õpetamisel ja arendamisel on tehtud. Küllap oleks üht kui teist võinud ja saanud paremini teha ja seda ka mõlemapoolselt, kuid see, mis välja tuli, on piisav, et alustada edukat edasiliikumist. Nüüd on teie edu ja ebaedu teie enda kätes. Eraldi tahaksin esile tuua 12. A-klassist Merje Marrakut kui väga tublit õpilast ja aktiivset koolielu korraldajat, Hans-Toomas Saarestit kui tublit õpilast ja aktiivset mälumängijat, Helen Kalmistit kui edukat õpilast ja olümpiaadidel osalejat, Kristel Paltsi kui edukat õpilast ja säravat sooloartisti, Mikk Kalameest kui edukat õpilast ja tublit sportlast, Oskar Kusmiini kui edukat õpilast ja Tartu Ülikooli teaduskooli õpilast ja kõiki teisi,
kes on esindanud oma kooli aastate jooksul spordivõistlustel, olümpiaadidel, konkurssidel. 12. B-klassist Merilin Nurmsalu kui õpilasesinduse presidenti ja 2-kordset kooli Cicero tiitli laureaati. Inge-Helena Bellot kui kooli ajalehe peatoimetajat, Simo Andre Kadastut kui pärjatud kooli kuldsuud. Kõik meie abituriendid olid teotahtelised, teadmisimulised ning kooli arengu põhimõtteid toetavad ja aitasid Saue gümnaasiumil muutuda paremaks. Teie kõik, tänased koolilõpetajad ja homsed Saue gümnaasiumi vilistlased, olete jätnud oma jälje meie õpetajate ja kooli mällu, aga unustage muinasjutt avatud ustest ja teadke, et ootamas on vaid võimalus need ise lahti teha. Te ei ole lõpus ega alguses, olete teel, mida mööda on käidud enne teid ja tullakse teie järel. Osa teest on kindlasti päris uus ja teie jäljed on seal esimesed. Õnnitlen teid gümnaasiumi lõpetamise puhul. Üks etapp teie elus on nüüd läbi. Käes on hetk, mil saate hakata kasutama valikuvabadust ja samas ka kanda vastutust oma sammude eest. Palju õnne, tänu ja jätkuvat toetust ka järgnevateks kooliaastateks, lugupeetud lapsevanemad. Suur tänu kõigile meie õpetajatele tehtud töö eest. Tänan Saue linnavalitsust abi ja toetuse eest. Oleme igavesti rakendatud ühe vankri ette. Kui teil läheb hästi, tõuseb kooli prestiis. Kui tõuseb kooli prestiis, suureneb ka teie atraktiivsus ja väärtus. Palju õnne sulle, austatud 25. lennu abiturient ja ikka mõistuse ja südamega ja ikka ja alati mente et korte. Aitäh! Saue gümnaasiumi direktori käskirja loeb ette õppealajuhataja Karmi Rumm. Saue gümnaasiumi direktori käskiri gümnaasiumi lõpetamise kohta 21. juunil 2012. aastal, käskirja number 2. Võttes arvesse gümnaasiumi kooliastme ja lõpueksamite hindeid ning riigieksamite tulemusi, anda välja gümnaasiumi lõputunnistus ning autasustada kuldmedaliga 12. A-klassi õpilast Mirja Arrak. Mirjamit tunnustatakse kiituskirjaga väga hea õppimise eest, kiituskirjaga väga heade tulemuste eest eesti keeles ja inglise keeles ja kooli tänukirjaga osalemise eest ajalehes Spikker toimetuse töös. Mul on hea meel anda üle ka Saue gümnaasiumi tänukiri Tiina ja Tõnu Arrakule. Palun!
anda välja gümnaasiumi lõputunnistus ning autasustada hõbemedaliga 12. A-klassi õpilast Helen Kalmist. Helenit tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga ja kiituskirjaga väga heade tulemuste eest bioloogias. Traditsiooni kohaselt meie medalistid kirjutavad kooli auraamatusse allkirja. Saue gümnaasiumi tänukiri Urve ja Tarmo Kalmistile. Anda välja gümnaasiumi lõputunnistus ning autasustada hõbemedaliga 12. A-klassi õpilast Kristel Palts. Kristelit tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga väga heade tulemuste eest eesti keeles, vene keeles ja matemaatikas ja kooli tänukirjaga kooli muusikaelu edendamise eest. Saue gümnaasiumi tänukiri Kairi Kipparile ja Peeter Paltsile. Anda välja gümnaasiumi lõputunnistus ning autasustada hõbemedaliga 12. A-klassi õpilast Hans Toomas Saarest. Õpilast tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga väga heade tulemuste eest bioloogias, keemias, matemaatikas, vene keeles ja majandusõpetuses. Tunnustatakse Harju maavalitsuse tänukirjaga 3. koha saavutamise eest üleriigilise bioloogia olümpiaadi Harjumaa voorus, rahvusvahelise keskkonna haridusliku fotovõistluse Läänemeri muutustes eripreemia. Saue gümnaasiumi tänukiri Anne Laanemetsale ja Toomas Saarestile. Palun.
Võttes arvesse gümnaasiumi kooliastme ja lõpueksamite hindeid ning riigieksamite tulemusi, anda välja gümnaasiumi lõputunnistus järgmistele 12. A-klassi õpilastele. Airam Alliksaar. Lõputunnistusel kõik hinded 4 ja 5 tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga. Saue gümnaasiumi tänukiri Margit ja Ahto Alliksaarele. Viktoria Košovski. Lõputunnistusel kõik hinded 4 ja 5 tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga. Saue gümnaasiumi tänukiri Ilse ja Mihhail Košovskile. Andreas Jõgiste. Tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Mikk Kalamees. Tunnustatakse Harju maavalitsuse tänukirjaga 3. koha saavutamise eest üleriigilise füüsikaolümpiaadi Harjumaa voorus, Harjumaa spordiliidu tänukirjaga silmapaistvate sportlike saavutuste eest, kooli tänukirjaga aktiivse osalemise eest Saue gümnaasiumi õpilasesinduse töös. Katrin Kutsar. Tunnustatakse kooli tänukirjaga osalemise eest ajalehe Spikker toimetuse töös. Kevin Kuusk. Oskar Kusmin. Lõputunnistusel kõik hinded 4 ja 5 tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga, antakse üle Tartu Ülikooli teaduskooli tunnistus kursuse täiendavaid teemasid koolikeemiast läbimise kohta, tunnustatakse Harjumaa spordiliidu tänukirjaga silmapaistvate sportlike saavutuste eest.
Gümnaasiumi tänukiri Vilja Vaetile ja Kaupo Kusminile. Kristen Laos. Tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Laura Lutter. Lõputunnistusel kõik hinded 4 ja 5 tunnustatakse Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga. Saue Gümnaasiumi tänukiri Liivi Lutter Sinkoole. Kadri Mikul. Lõputunnistusel kõik hinded 4 ja 5 tunnustatakse Saue Gümnaasiumi kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses, Harjumaa Spordiliidu tänukirjaga silmapaistvate sportlike saavutuste eest. Saue Gümnaasiumi tänukiri Epp ja Mart Mikulile. Toris Murdla. Ja Torisel on selles tänukirjade paketis ka selline huvitav tänukiri, mis on välja antud Saue lasteaia poolt. Sest abi osutamine noorema põlvkonna kasvatamisel on üks väga tähtis töö. Esko Närska. Tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Fjodor Berchatkin. Tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Erko Peterson.
Reimo Rooberg. Lõputunnistusel kõik hinded 4 ja 5 tunnustatakse Saue gümnaasiumi kiituskirjaga väga heade tulemuste eest majandusõpetuses ja kehalises kasvatuses. Saue gümnaasiumi tänukiri Alje ja Raimond Rooberg. Reigo Rumm. Tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest geograafias. Laire Sepp. Lairet tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses ja kunstiõpetuses ning kooli tänukirjaga osalemise eest ajalehes Spikker toimetuse töös. Tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses ja kooli tänukirjaga kooli muusikaelu edendamise eest. Ja lisaks sellele ehk juba traditsiooniks tasapisi Saue lasteaia tänukirju. Seidi Soosalu. Tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Alari Talvar. Tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Joonas Tamm. Tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses. Mihkel Tomson. Tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kunstiõpetuses ja kehalises kasvatuses. Andreas Vinkel.
tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kunstiõpetuses. Merlin Vinkel. Mul on hea meel tänada ka klassijuhatajat, õpetaja Ulvi Urgartit ja sellised sõnad siin raamatus. Päikese paiste on mõnus, vihm värskendab, tuul sunnib pingutama, lumi on meeli ülendav. Pole olemas halba ilma, on ainult erinevalt hea ilm. Aitäh sulle! Võttes arvesse gümnaasiumi, kooliastme ja lõpueksamite hindeid ning riigieksamite tulemusi, anda välja gümnaasiumi lõputunnistus järgmistele 12. B-klassi õpilastele. Helis Evart, Sten Hanson, Simo Andre Kadastu, lõputunnistusel kõik hinded 4 ja 5 tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest ajaloos, kirjanduses ja kehalises kasvatuses, tänukirjaga koolielu edendamise ja aktiivse osalemise eest kooliteatri ja ajalehe Spikker toimetuse töös. Saue gümnaasiumi tänukiri Anneli ja Aigar Kadastule. Tauri Kalve, tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest geograafias ja filosoofias. Inger Kitt, tunnustatakse tänukirjaga koolielu edendamise ja aktiivse osalemise Saue gümnaasiumi õpilasesinduse ning kooliteatri ja ajalehe Spikker toimetuse töös. Ja tänukirjade hulgas on ka tänukiri, meil ikka lapsi jätkuks lasteaia poolt. Itimi Kriisa,
tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kunstiõpetuses, aktiivse osalemise Saue gümnaasiumi õpilasesinduse, noortekooli, koori ja kooliteatri töös ning ajalehe spikker toimetuse töös. Krislin Kripašov. Tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kirjanduses. Lauri Kukermann. Kadri Laanemaa. Tunnustatakse kooli tänukirjaga aktiivse osalemise eest kooli noortekoori ja kooliteatri tegevuses ning ajalehe spikker toimetuse töös. Daniel Lepik. Tunnustatakse kooli tänukirjaga osalemise eest kooliteatri töös. Maarja Maansoo. Märten Matsu. Tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses ja kooli tänukirjaga aktiivse osalemise eest kooliteatri töös. Morten Meresmaa. Tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses, kooli tänukirjaga koolielu edendamise ja aktiivse osalemise eest Saue gümnaasiumi õpilasesinduse ning kooliteatri ja ajalehe spikker toimetuse töös. Jalmar Mäe. Jalmar saavutas käesoleval õppeaastal üleriigilise geograafia olümpiaadi piirkonnavoorus teise koha. Tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest geograafias ja kehalises kasvatuses, kooli tänukirjaga osalemise eest kooliteatri töös. Merilin Nurmsalu. Tunnustatakse kooli tänukirjaga koolielu edendamise ja aktiivse osalemise eest Saue gümnaasiumi õpilasesinduses, osalemise eest kooliteatri ja ajalehe spikker toimetuse töös. Tunnustatakse Saue gümnaasiumi aukirjaga parim koolielu edendaja, kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kirjanduses.
Inge Helene Pello. Üleriigilise ajalooalaste uurimustööde võistluse nominent Eesti Vabariigi presidendi auhindadele tunnustatakse kooli aukirjaga parim koolielu edendaja, kooli tänukirjaga koolielu edendamise ja aktiivse osalemise eest noortekoori, kooliteatri ja ajalehes Spikker peatoimetajana, kiituskirjaga väga heade tulemuste eest ajaloos, kirjanduses, kunstiõpetuses ja vene keeles. Tauri Purk. Tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest filosoofias. Kaia Riga. Tunnustatakse kooli tänukirjaga koolielu edendamise ja aktiivse osalemise Saue gümnaasiumi õpilasesinduse ning kooliteatri töös. Andrei Sapožnikov. Tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest kehalises kasvatuses ja kooli tänukirjaga osalemise eest ajalehes Spikker toimetuse töös. Sandra Selge. Rimantas Šimkunas. Tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest bioloogias ja kehalises kasvatuses. Taavi Teder. Tunnustatakse kooli tänukirjaga osalemise eest kooliteatri ning ajalehes Spikker toimetuse töös. Anna-Liis Torb. Tunnustatakse kiituskirjaga väga heade tulemuste eest inglise keeles, filosoofias ja kunstiõpetuses. Andres Viisbert. Tunnustatakse kooli tänukirjaga osalemise eest ajalehes Spikker toimetuse töös. Kooli tänu kuulub klassijuhatajale, õpetaja Kristi Läänesaarele. Sellised sõnad. Raske on olla hea inimene. Hoopis kergem on olla parem. Aitäh sulle.